Hei, mina Liina siin ja täna ma mõtlesin, et ma tahaks rääkida hirmudest. Kuna viimase nädala-pooleteise sündmused, mida kajastatakse igal pool meedias, kaasa arvatud sotsiaalmeedias, et ükskõik kuhu me justkui lähme, siis see teema on üleval, siis ma arvan, et täna on hea hetk rääkida hirmust ja mida siis hirmudega peale hakata. Kõigepealt, kui me räägime konkreetsest situatsioonist, siis Putini rünnakust Ukraina vastu, et kahtlemata tekitab see meis eestlastes hirmu, eriti oma vabadust kaotada ja paljudel meist endiselt on väga tugevalt meeles see, mida tähendas olla siis Nõukogude võimu all ja kuidas meie vabadus oli piiratud. Ja mina täpselt samamoodi olen inimene, olen ema ja peatselt ka uue beebi ema, et see paneb mõtlema, et mida siis teha, kuidas käituda, kuidas on õigem ja nii edasi. Et mind isiklikult on see pannud mõtlema sellele, kas ma peaksin Eestist ära põgenema või oma laste hüvanguks või jääma siia ja mismoodi, kui ma jään siia, kuhu ma lähen, mida ma teen, ja nii edasi, et neid hirme on tohutult palju, mis kahtlemata meis paljudes selle sündmusega kaasas käib ja tõesti tekib tunne, et Ukraina nii-öelda sõdib siis ka meie vabaduse eest. Aga mida teha hirmudega? See hirm võib-olla, see ei pea olema üldse seotud konkreetselt sõjaga, mis on suur asi loomulikult, aga hirmud on meil elus pidevalt ümbritsevad. Et alles meil oli siin, on endiselt energiakriis ka, eks, ja koroonakriis, et kõik need on nagu nii-öelda siis päevakajaliste uudiste varju jäänud. Aga sellegipoolest meil on ka hirmud selle ees, et miks me ei tee oma samme soovitud elustiili suunas või soovitud töö suunas ja nii edasi. Et ma mõtlesin, ma annan täna sulle 5 nii-öelda siis sammu, mida mina teen hirmude käsitlemiseks, et tunda iseennast rahulikumana ja mitte lastel hirmul enda üle võimust võtta. Sest kui hirm võtab meie üle võimust, siis me lihtsalt tardume ja me oleme nii-öelda ellujäämisrežiimil ja me ei teeni sellega iseennast ega kedagi teist meie ümber, et ka mitte perekonda. Esimene samm, mida mina teen ja püüan ka järgida, on see, et ma keeran kõik meediakanalid kinni. Ehk siis ma ei vaata uudiseid, ma ei loe artikleid, ma väldin võimalikult palju ka sotsiaalmeediat. Sellepärast, et uudised, need, mis toimivad, on reeglina negatiivse loomuga ja ma ei taha seda negatiivsust enda sisse, mis süvendab seda hirmu. Ja hirmul on teatavasti suured silmad. Ja siis ma lihtsalt väldin seda. Need uudised, mis peavad minuni jõudma, jõuavad nagunii minuni, sellepärast, et me elame täna sellises ühiskonnas, kus ei ole võimalik nii, et sa ei kuule neid asju, mida siis sul on vaja ellujäämiseks kuulda. Kõik muu on nii-öelda müra. Ja me peaksime tegema kõik enda poolt, et seda mitte nii-öelda siis endasse lasta. Et see on üks suur ja täpselt samamoodi ka kodus lastega emad, kes te vaatate seda, siis lapsed tunnetavad meie hirmu ja ka nendele ei mõju see nii-öelda psüühiliselt tervena, kui nad vaatavad iga päev neid uudiseid, kui kohutav maailm on. Et see on siis esimene samm, elimineerida enda elust igasugune avalik meedia, mis siis kajastab kõike seda negatiivset uudist. Et see ei pea olema selle konkreetse sündmusega seoses, vaid üleüldse tegelikult oleks hea nii-öelda võimalikult palju vältida neid uudiseid. Siis teine asi, mida mina teen ja ka antud situatsioonis olen teinud, on see, et ma mängin enda jaoks need stsenaariumid läbi ja küsin endalt, et mida ma päriselt tahan. Antud näite puhul näiteks ma mängisingi läbi selle kolin Eestist ära, põgenen ära nii-öelda, põgenen kas või soojale maale
ja elan seal oma elu, millisena ma oma elu selle ette kujutan. Ja teine asi on see, et mis juhtub siis, kui ma jään siia ja juhtub see kõige hullem stsenaarium. Tulebki uuesti Putini võim meile või noh, mitte uuesti, aga nii-öelda see, mida me ei taha. Kaobki ära ettevõtlusvabadus, mina näiteks kaotan nii-öelda oma töö või selle vabaduse ennast väljendada, nagu ma täna siin teen näiteks. Ja mu lapsed siis peavad elama Putini režiimi all. Et mängin ka selle läbi. Ja seal on ja ka põhjused, miks ma tahan Eestis olla, miks on minu jaoks oluline Eestis olla. Ja selles situatsioonis ma mängisingi need stsenaariumid enda jaoks läbi ja ma kuulan, kus on siis minu süda, kus ma tunnen ennast ikkagi paremini. Kumbki stsenaarium ei ole minu jaoks hea lõpuni välja, aga kus ma tunnen ennast paremini on see, et ma ikkagi tahan, et minu lastel oleks antud situatsioonis hea nii-öelda juurtega kodu, Eesti kodu. Loomulikult ma tahan, et meil oleks vabadus endiselt liikuda, ennast väljendada ja nii edasi. Aga kui ma pean valima, siis ma ei taha talt ära võtta oma perekonda, kes on siis ka minu sugulased ümberringi ja seda nii-öelda siis Eesti loodust ja kõike seda, kus on minu enda juured. Ja see on siis teine samm, jah. Kolmas samm ongi sellest teisest sammust tulenevalt allumine sellele hirmule. Ehk siis ma võtan ta nii-öelda vastu, et mis siis juhtub, kui ongi see minu jaoks kõige mustem stsenaarium käes ja ma võtan ta nii-öelda vastu, ma allun sellele. Sest mida rohkem ma enda sees seda nii-öelda eemale tõrgun, seda rohkem ta nii-öelda vajutab minu nuppudele ja ma ei saa nii-öelda rahulikult elada või rahus olla. Kui ma talle allun, nojah, kui ta peab tulema, siis ta tuleb, siis ma saan ise rahulik olla ja mind ümbritsevad inimesed on rahulikumad. Edasi järgmine samm, mida ma teen, on see, et ma elan hetkes. See oleks siis nii-öelda 4. samm. Ma elan hetkes selles mõttes, et kui ma ei lase enda sisse kõike seda meediavirvarri, mis toimub, ja ma olen enda jaoks maha nii-öelda need stsenaariumid läbi käinud ja aru saanud, kus on minu see süda, kus ma päriselt olla tahan, tulgu, mis tuleb. Ja mis on siis see allumine, et kõige hullem, mis saab juhtuda, on ja, et ma võtan selle vastu ja kolmas variant ongi see, et kui ma olen selle eeltöö ära teinud, siis ma lähen loodusesse, ma lähen, ma ei tea, mängin lastega, teen seda, mis täna võimalik on minu jaoks. Ja ma olen täna siin ja praegu nii palju, kui ma ise suudan. Ja 5. sammuna, mis mind aitab nii-öelda edasi liikuda, veel tagasi tulles selle 4. sammu juurde, ma teen oma asja, eks? Et ma väljendan ennast täna sulle siin, ma teen endiselt oma tööd, mida ma teen nii hästi, kui ma oskan ja nii kaua, kui ma seda saan, kui palju mulle võimalust antakse. Ja ka kõik see, sellepärast, et kui me kaotame ennast ära sinna hirmu, siis nagu ma ütlesin, me tardume ja me ei väljenda seda, kes me päriselt oleme ja selle võrra kaotab ka nii-öelda maailm. Ehk siis kui mina kardaksin ja ei annaks teile võib-olla neid mõtteid edasi, siis võib-olla ma nende mõtetega täna saan kedagi aidata, keda ma muidu siis ei saaks aidata. Et see on see, et ma elan hetkes, et ma teen ikkagi oma asja ja annan ennast nii palju välja, kui ma suudan. Ja 5. samm siis, millest ma hakkasin rääkima, oleks positiivne mõtteviis. Ja positiivne mõtteviis, ma tahan öelda, ei tähenda seda, et ma mõtlen kogu aeg positiivselt, et mitte midagi ei juhtu. See ei tähenda seda. Mina tunnen ka tundeid. Ma olen täpselt samasugune inimene, nagu oled sina ja kõik teised. Positiivne mõtteviis tähendab seda, et kõik, mis minu elus juhtub, juhtub minu jaoks ja ma tulen sellest välja. Ka see läheb mööda, nii-öelda. Ja see on see, mis annab lootust edasiliikumiseks, ta annab enesekindlust edasiliikumiseks ja ta annab jõudu edasiliikumiseks. Et ükskõik, mis tuleb, minu jaoks tuleb positiivne, see juhtub minu jaoks, mul on seal omad nii-öelda õppetunnid, mis teevad mind tugevamaks ja
ja lõppkokkuvõttes ka see läheb mööda, et see on nii-öelda vana rahvatarkus. Et need 5 sammu, kasuta neid, ma loodan, et sa saad nendest häid mõtteid ja saad sellest rahu ja anna mulle märku, milline nendest sammudest töötas sinu jaoks kõige paremini. Ärgem siis liialt hirmu tundkem ja rahulikku meelt sulle edaspidiseks. Tšau, tšau!